Käkikeerajate nädalaringvaade. Informatsioon on võim ja informatsioon on meie käes. Sel nädalal süüdi on heaolu tõusu illusioon, selgitab Ligi. Kaitseministeerium õpetab ajateenistusest kõrvalehoidmist ja poliitikute eetikakoodeks, aasta parim nali. Hakkame pihta kohe peale selle lühisõnumi. Telli Käkikeerajate videopodcast otse EKKL veebilehelt või iTunesilt. Süüdi on heaolu tõusu illusioon, selgitab Ligi. Meie üliandekas rahandusminister Jürgen Ligi on selgitanud, et lihtrahva majanduslikkudes raskustes on süüdi buumiaja heaolu tõusu illusioon. Meie realistlik võimueliit endale buumiaja heaolu tõusu illusioone ei loonud. Ja see ongi kahtlemata põhjuseks, miks võimueliidil majanduslikke raskusi pole. Palgad ja hüvitised on nii hästi buumi ajal kui ka praegu järjekindlal tõusuteel. Paremate veinide hinnad on stabiilsed, mõnede luksuskaupade hinnad on isegi langenud ja kinnisvara soetamiseks on aeg eriti soodne. Mõned tülinorijad tahavad kahjuks ajada heaolu tõusu illusiooni tekkimist valitsuse süüks. Nad väidavad, et kui valitsus lubas enne valimisi, et Eesti jõuab peatselt 5 kõige jõukama Euroopa riigi hulka ja kõik võimuparteid lubasid kopsakaid palgatõuse, kõrgemaid pensione, suuremaid lapsetoetusi ja isegi toasooja, siis rahvale tekkisid illusioonid, et tõeliselt head ajad on alles ees. Sellised argumendid on ilmselt absurdsed. Rahvas peaks oskama vahet teha valimislubaduste, pärismaailma, realismi ja illusioonide vahel. Poliitiliselt seisukohast ongi jõukuse kasvu lubadus valimistel õigustatud, selgitas Ligi. Selge see, nii valimised võidetaksegi. Päris kindlasti on Jürgen Ligil õigus, kui ta kinnitab, et praegune valitsus pole milleski süüdi. Kuigi reformikad on olnud võimul juba 12 aastat ja Ansipi valitsus oli võimul nii hästi buumi ajal, kui rumal rahvas illusioone hakkas looma ja on ka nüüd, kus nad siplevad raskustes. Buumiaegne valitsus ei olnud praegune Ansipi valitsus. Ministrid ja ametnikud on küll samad, aga nad ei ole samades ametites. Ligil on täiesti õigus. Tehniliselt pole praegune Ansipi valitsus sama, mis buumiaja Ansipi valitsus. Seetõttu peakski iga vähegi mõtlev inimene aru saama, et praegune valitsus pole milleski süüdi, nagu Ligi kinnitab. Eelmisele valitsusele paneb Ligi süüks suuri palgatõuse. Ta ilmselt mõtleb palgatõuse lihtrahvale, mitte võimueliidile. Ta möönas, et toona tehti vigu suurte palgatõusudega, mis maksid kätte siis, kui majandus jahtuma hakkas. Ilmselt oleks inimesed pidanud tol ajal palgatõusud tagasi lükkama. Inimesed ei taju, kurtis Ligi, et vead tehti nende endi ja kriisieelse valitsuse poolt. Seetõttu polegi praegune valitsus milleski süüdi. Frustratsioon valedest otsustest on ühiskonnas aga olemas, möönas Ligi. Seepärast ongi praegune valitsus astunud tõhusaid samme, et majanduslikku olukorda stabiliseerida. Eriti kasulik oli rahandusministri Ligi initsiatiiv liita haige- ja töötukassa reservid riigikassaga.
kuigi Tööandjate Keskliit kutsus protestiks tagasi oma esindajad nii hästi haige kui ka Töötukassa nõukogudest, otsustas ustav, pahatahtlike inimeste poolt kummitempliks tembeldatud Riigikogu Eesti rahahoovade käsutaja Jürgen Ligi soovi täita ja töötegijate kindlustuste rahad natsionaliseerida. Meie võimueliidis on õnneks küllalt palju neid, kes mäletavad nostalgiaga okupatsiooniaegseid partei koolitust, mis selgitas, et rahva hulkade õnne ja rahva võimu kindlustamiseks on eravaranduse natsionaliseerimine esmatähtis. Euroopa ja seega Eesti majandusliku stabiilsuse kindlustamiseks oli muidugi vaja ka garanteerida laenud, mis on vaja kreeklaste rahustamiseks. Meie hästi distsiplineeritud Riigikogu võttis teisel lugemisel vastu Kreeka abipaketi, mis lubab meie suuremeelsetel, heldetel maksumaksjatel abistada 357 miljoni euroga parema eluga harjunud kreeklasi ja vähem keeruliseks muuta olukorda, mis Ligi sõnul olevat praegu keeruline. Parem ikka hilja kui mitte iialgi. Seetõttu hoidubki praegune tark valitsus palkade tõstmise vigadest. Natuke pidi valitsus suurstreigi korraldatud õpetajatele järele andma, aga nii hästi valitsus, kui meie rahvasaadikud saavad aru, et lihtrahva tõeline siiras soov on hoida stabiilsena Eesti õpetajate, Päästeameti töötajate ja muidugi ka pensionäride sissetulekud. Rahvas saab kahtlemata aru, et pole arukas hakata lihtrahva palkasid või pensioneid tõstma, sest see võib nad pikapeal aplaks ajada, uue buumiaja heaolu tõusu illusioone luua ja olukorra jälle keeruliseks ajada. Kaitseministeerium õpetab ajateenistusest kõrvalehoidmist. Siseminister küsis oma kolleegidelt, kuidas saaks parandada Eesti rahvastikuregistrit. Teatavasti on registri kõige suurem probleem see, et Statistikaamet on lootusetult segamini ajanud üldtuntud ja arusaadavad mõisted kodakondsus ja rahvus. Eestis kasutatav mahukas demograafia käsiraamat pealkirjaga mitmekeelne demograafia sõnastik, mida kutsutakse Eesti demograafia piibliks, ütleb, et kodakondsuse ja rahvuse eristamine on eriti tähtis sellises peamiselt kaherahvuselises riigis nagu Eesti. Meie hoolitsev võimueliit saab aga aru, et on parem, kui eestlased ei muretse selle üle, et nad on jäämas vähemusrahvuseks oma põlisel kodumaal. Sestap on kehtestatud seadus, mis lubab igal elanikul määrata enda rahvastikuregistris mis tahes rahvuse ja õnneks ongi paljud venelased hakanud end mitmetel põhjustel eestlastena kirja panema. Teadmatus aitab kindlasti nende muret leevendada, keda Eesti kiiresti kulgev venestamine ikka veel häirib. Kaitseministeeriumil on rahvastikuregistriga aga hoopis teine probleem. Näib, et meie Kaitseressursside Amet, kelle ülesandeks on hoolitseda selle eest, et kutsealused noored tuleks aega teenima, saadab kutsed noormeestele ainult rahvastikuregistris kirja pandud aadressil. Kaitseressursside Ameti andekas juhtkond saab aru, et see aitab nende töökoormust kergendada, kui nad ei otsi aadressi interneti kaudu või Haigekassa andmebaasist. Haigekassa andmebaasis on teatavasti kirjas peaaegu sama arv inimesi, kui on leitud rahvaloendusel. Muude andmebaaside kasutamine määriks aga Kaitseressursside Ametile ja Kaitseväe kaadrile kaela üleliia palju tööd. Seepärast teataski Kaitseministeerium, et nendele, kes pole oma täpset aadressi rahvastikuregistris avaldanud, kutsed ei saadeta. Eelmisel aastal jäid seetõttu kutsetest ilma rohkem kui 1400 kutsealust.
Paljud, kes Kaitseministeeriumi pressiteadet ajakirjanduses kommenteerisid, aitasid omalt poolt meie vaprate riigikaitsjate töökoormust kergendada. Nad selgitasid, et sama lihtne on kutset lihtsalt prügikasti visata, sest ega keegi kutsealuseid otsima ei tule, kui nad just iseennast registreerima ei lähe. Kohusetundlikud noored, kes tahavad maksumaksjate raha kokku hoida või lihtsalt ei soovi kutseid oma kirjakastis enam näha, soovitavad aga kiri tagasi saata märkiga, et kutsealune on välismaale elama asunud. See aitab Kaitseressursside Ameti elu veelgi kergemaks teha. Nii see ongi. Kaitseministeerium teatas, et dokumentide kättetoimetamine ebaõnnestus eelmisel aastal umbes 4000 korral. Paljudel juhtudel olevat tagastatud ümbrikule märgitud, et isik ei ela antud aadressil või on välismaal. Rohkem kutsealuseid teatas, et nad elavad välismaal, kui elab 12 Eesti väiksemas maakonnas. Huvitaval kombel on paljudel nendest aga ka rahvastikuregistris Eesti aadress. Eestis ajateenistus populaarne ei ole. Umbes kolmandik kutsealuseid ei suvatse mitmetel põhjustel oma ajateenistuse kohusteid täitma minna. Nendest, kes tulevad, vabastatakse suur hulk enne lõpetamist haiguse tõttu ja üle 7000 mehe vabastati eelmisel aastal tahtlikult toime pandud kuriteo eest. Pealegi on kolmandik noortest, kes teenistusse tulevad, venelased. Paljud nendest umbkeelsed, kes tahavad relvade käsitamise peamiselt selleks selgeks õppida, et oma ülemustega või Eesti politseiga tõhusamalt arveid klaarida, kui see peaks tulevikus vajalikuks osutuma. Õnneks ei pea ka valitsus Eestis kaitseväeteenistust tähtsaks. Lisaks Kaitseministeeriumi poolt levitatud informatsiooniga, kuidas teenistusest hoiduda, aitab Kaitseväe kaader oma töökoormust kergendada ajateenijate mõnitamisega. Hiljuti läbi viidud uuring leidis, et kolmandik ajateenistuse läbijatest on tundnud sageli alandavat kohtlemist. Selgus, et ajateenijaks minnes on noorte ootused suured. Teenistuse lõppedes, kui nad on juba kogenud tõelist olukorda, on nad palju kriitilisemad. Eelmisel aastal teatas Kaitseressursside Amet uhkusega, et nende töö on muutunud viimaste aastate jooksul tõhusamaks, sest ajateenistusse tulnute protsent on tõusnud. Mõned skeptikud aga väidavad, et see näitab pigem riigi viletsat majanduslikku olukorda. Sõjaväes teenimine on parem kui tühja kõhu kannatamine. USAs, kus teenistus on vabatahtlik, pakuti teenistuse eest enne majanduse langust kuni $50 000 ülikooli raha ja kuni $47 000 ulatuvaid rahalisi boonusseid. Majanduse hiilge aastatel oli värvamine aga nii raske, et oli vaja lasta kvaliteedilatt madalamale. Nüüd, kui töötuid on 10%, on kvaliteedinõuded jälle karmistatud. Sellegipoolest on armee mehitamine kerge, kuigi teenistusse astujad võivad arvestada ka teenistusega sõjatandril. Eestis pole Kaitseväe teenistuseks kunagi arvestavaid kvaliteedinõudeid kehtestatud. Pole isegi veel kasutusele võetud kvalifikatsiooniteste, mis on tavalised arenenud riikides. Madala haridustaseme ja väheste vaimsete võimetega noori on palju kergem teenistusse saada, kui selliseid, kel on võimalusi ka eraelus teenistust leida. Seetõttu ongi Kaitseministeerium valmistanud eelnõu, millega plaanitakse lõdvendada veelgi ajateenijate tervisenõudeid. Lootuses, et Eestis leidub mõnel määral ka sõjakaid naisi, lubab eelnõu aega teenima tulla naistel, kes selleks soovi avaldavad. Noori naisi peaks olema kerge teenistusse meelitada, kui neile teatada, et iga naise jaoks on Kaitseväes terve jagu noori mehi. Ja kui juba küllalt noori naisi Kaitseväes on, küllap leidub siis ka rohkem noormehi, kes on valmis Kaitseväe teenistuse raskusi taluma.
poliitikute eetikakoodeks. Aasta parim nali. Ühing Korruptsioonivaba Eesti, rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International esindaja Eestis on teinud ettepaneku kehtestada poliitikute eetikakoodeks. Nad arvavad, et Eesti tähtsate poliitikute küsitavale käitumisele on avalikkusel selgem hinnangut anda, kui oleks olemas Riigikogu liikmete eetikakoodeks. Nad jätavad selgitamata, miks on avalikkusel, mis koosneb teatavasti enamasti rumalast lihtrahvast, vaja hinnangut anda meie võimueliidi asjaajamiste kohta. Ettepanek esitati, kui mõned tülinorijad ajakirjanikud avalikustasid Riigikogu liikme Marko Pomerants soovituse Toila valla volikogu liikmele Roland Peetsile mitte toetada umbusaldust Pomerantsi semule, volikogu esimehele Kalle Lehismetsale. Pomerants viitas võimalusele, et kui seda tehakse, võib Toila vald jääda ilma sadama ehituseks mõeldud toetusest. Pomerants on üldiselt tuntud kui äärmiselt ustav ja agar, aga mitte just eriti andekas partei sulane. Ta oli üks nendest, kes koos Lihula lihunikuna tuntud Juhan Partsiga tegid ära ostmatute sildi all Res Publica partei. Res Publica me oleme, Riigikokku läheme, Riigikokku läheme. Juhan Parts on kõige ees, Juhan Parts on kõige ees. Ta on õige Eesti mees, ta on õige Eesti mees. Võim ja kord on ühendus, võim ja kord on ühendus. Vägivald on lahendus, vägivald ei ole lahendus. Lurjused ja jätised, lurjused ja jätised. Nüüd me maha notime, nüüd me maha notime. Ära ostmatud oleme, ära ostmatud oleme. Verepuhtust nõuame, ei nõua verepuhtust. Narkomaanid joodikud, narkomaanid joodikud. Rongaemad sööbikud, rongaemad sööbikud. Tänavalt me pühime, tänavalt me pühime. Seina äärde lükkame, seina äärde lükkame. Patsifistid sutenöörid, patsifistid sutenöörid. Munad maha kallid söörid, munad maha kallid söörid. Niku näljas pederastid, niku näljas pederastid. Kõigepealt me lööme kasti, kõigepealt me lööme siin töötab meie laskemoon, töötab meie laskemoon. Estland, Estland über alles, Estland, Estland über alles. Tollal oskasid nad veel küllalt hästi endid enne valimisi Vene ärikatele müüa, et valimiste edukaks läbiviimiseks suured summad koguda. Aastal 2003 ei tekkinud Pomerantsil mingit probleemi, kui ta kõik Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liikmed läbi helistas, et oma arstihariduseta ärisõpra Tõnis Allikut haigla juhiks läbi suruda. Ajad on aga muutuma hakanud. Nüüd peab selliseid asju palju diskreetsemalt ajama. Kui Pomerantsi asemel oleks Toila valla volikogu mõjutanud mõni andekam ja kaalukam võimueliidi esindaja, siis oleks kahtlemata volikogu esimehele jäetud umbusaldus avaldamata. Nüüd on isegi isamaalane Tartu Ülikooli kriminoloogia professor Jüri Saar avaldanud arvamust, et parteiliste ja riiklike huvide segiajamine on täiesti selge korruptsioon ja mis veelgi hullem, ta arvab, et poliitilist korruptsiooni peaks hakkama Eestis kriminaliseerima. Nüüd on tülikatele ajakirjanikele jäänud hammaste vahele aga veel paar uut juhtumit. Näib, et võimueliidi poolt ametisse määratud Maanteeamet juhtkonna käsutuses on maksumaksjate poolt ülal peetud vainupea idüüliline puhkekompleks, mis olevat küll avatud ka lihtrahvale, aga aega saavad seal mõnusalt veeta ainult Maanteeameti juhtkonna poolt välja valitud. Samal ajal
avalikustati Maanteeameti juhtkonnas sagedased välislähetused, nagu näiteks hiljuti aset leidnud päris tavapärane ametialane reis Genfi autonäitusele, mille käigus oli vaja viibida ka Šveitsi suusamägedel. Loomulikult pidid meie ametnikud välismaa kallis suusaresordis viibides kasseerima ka puhkepäevade majutus- ja päevarahad. Majandusministeeriumil ei jäänud muud üle, kui alustada teenistusliku järelevalve menetlus Maanteeameti peadirektori Tamur Tšako, asedirektori Margus Suigu, Andrei Tõnsteini ja veel mitme töötaja kohta. Nad peavad nüüd selgitama, kas nende tublide ametnike välislähetused olid otstarbekad ja seaduslikud, kuigi 5-liikmelise delegatsiooni Genfis käik kulutus ainult 6650 eurot maksumaksja raha. Isegi meie geniaalne, tavaliselt kõigutamata peaminister Andrus Ansip, kes pärast seda, kui fooliumimütse kandvad ACTA demonstrandid olid ta närvi ajanud, käis lõõgastumas Kanada suusamägedes. Pidi oma ustavaid parteikaaslasi manitsema. Ta esitas valitsuse pressikonverentsil retoorilise küsimuse. Aga ma ei saa sellest aru, miks 5 riigiametnikku peaks minema kuhugi autonäitusele autosid uudistama maksumaksja raha eest. Ta väitis, et samal ajal suusamägedes viibimine on veelgi hullem ja arvas koguni, et riigil on veel küllalt ruumi kulutuste kärpimiseks. Eesti käkikeerijate liit soovitab selliseid väikeseid tagasilööke võtta huumoriga. Kindlasti pole vaja karta, et leidub kedagi Riigikogus, kes tahab mingi tõsiselt võetava eetikakoodeksi kehtestada. Oksa, millel ise istud mõistlikud poliitikud saagima ei hakka. Teatavasti on Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon andnud tülikate ajakirjanike ja rahva rahustamiseks heakskiidu eetikakoodeksi loomisele, kuid järgmisi samme meie mõistlik Riigikogu astunud ei ole ja kindlasti ei kavatsegi astuda. Kuigi ühing Korruptsioonivaba Eesti esitab oma ebapraktilisi ettepanekuid täie tõsidusega, lohutame endid sellega, et juba tummfilmide komöödia täht Buster Keaton leidis, et naljad on kõige naljakamad, kui neid esitatakse tõsise näoga.